eile oli meil piiblikool ja vaata, kui räägid, siis ja ütleme, nagu minu elu praegusel hetkel on olnud, et räägin palju, räägin mitu korda nädalas ja seda rolli täidad, ega see on üsna vastutusrikas ülesanne, sellepärast et iga sõna eest vastutad, mida teed. Ja eile oligi nii, et tegelikult kui lõppes see piiblikooli päev, siis teatud selline väike kripeldus jäi südamesse ja siis ma otsisin ja küsisin, et jumal, aga mis asi on praegusel hetkel on selle taga nagu, et miks see nõnda on. Ja tegelikult oli see selle Sauli 6 hõlm. Sest et tavaliselt ma ühegi kuninga kohta ei ütle nii, nagu ma ütlen, ma ei hakka seda täna kordama, nagu ma eile piiblikoolis seda ütlesin. Ja ma tundsin kohe tegelikult väikest niisugust korrale kutsumist, et et seda ei ole vaja teha. Aga täna, kallid, olen siin, lihtsalt pean tunnistama. Teate, ja olen juba nagu ise issanda ees nagu rahu saanud selle koha pealt ja olen kahetsenud ja ütlen, jumal anna andeks. Aga leidsin sedasi ka, et on vajalik seda teha, olgugi, et siin ei ole mitte kõik piiblikooli õpilased ja ka ma usun, et üsna need piiblikooli õpilased kuulavad seda jutlust ka ja sellepärast siis nendele jõuab ka see kohale see parandus, mida ma praegusel hetkel olen tegemas. Ja kiitus Jumala vaimu eest, et tema tegelikult meid nõnda tegelikult valvab. Ja sellepärast on see nii, et me keegi ei ole ju tegelikult eksimatud ja sellepärast on see nõnda, et aga kiitus Jumalale, et Jumal tegelikult on oma vaimu läbi nagu korrigeerimas ja meelde tuletamas ja see on niivõrd oluline ja vajalik. Vaata, kõik need sellised momendid, kus me peame meelt parandama, need on alandumise momendid tegelikult, sellepärast et see ei ole mitte mingisugune teine asi, sellepärast et aga see on tegelikult väga hea koht, kui me alandume Jumala ees. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ei häbeneks seda teha. Ja siin on nii, et eile rääkisin ka piiblikoolis, mitmel korral rääkisin ka Aleksei Ledejaevist ja ma ütlesin, ma ei olnud kõike kuulanud, kuidas tal need asjad läksid, tal oli, neerukivide operatsioonid olid 4 korda siin peale ta 70. sünnipäeva ja need läksid tegelikult, hästi korda, ta ütles, et ega see küll kerge ei olnud, millest ta läbi läks ja tegelikult see kogu see intervjuu, mida ta seal rääkis, seal oli palju tegelikult selliseid asju, mis ei ole meeldivad. Üks asi oli isegi ta oma noorema tütrega, muidugi seal ei räägitud sedasi, et mis need probleemid olid, aga olid kehvad sellised asjad, mis sündisid. Aga see tüdruk ise, siis ütleme, ta on naine tegelikult juba praegu ütelda, eks, need on ju, lapsed on ju kõik suured inimesed, eks. Aga ta oli avalikult tunnistanud, ta oli saanud sedasi, et see, mis ta elus on olnud, mida ta on teinud, ta peab selle avalikult üles tunnistama ja panema internetti, et teisitada seda ei saa. Ta oli seda tõotanud, lubanud Jumalale, siis isa pihta läheb kohe sedasi, et mis tüdruk teeb, eks. Et nagu lähevad, need nooled lähevad seda pidi. Ja vaata, aga kõik see kokku tegelikult, vaata, kui me oma patud tunnistame, ta on ustav ja õige. Ta annab andeks. Ja tegelikult niimoodi see Jumala rahvas saab ilusaks. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jeesus tuligi siia, siia maailma ju tegelikult patu pärast. Ja sellepärast on see niimoodi, et meil ei ole mõtet, patuga mängida, meil ei ole mõtet pattu peita. Selle jaoks on ammu tegelikult on lahendus olemas ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime lihtsalt seda üksteise julgustuseks praegusel hetkel rääkida, et milline õnnistus tegelikult selle kaudu tuleb. Vaata, Jumal ei takista meid eksimast. Kõik, kes me oleme, ega Jumal ei pane meile niimoodi vägisi kätte ette, et me ei saaks valesid asju teha. Kõik saame valesid asju teha, kui tahame. Ja kadunud poeg, isegi võib-olla see kadunud poja lugu seal Luuka 15. peatükis on nagu tunne, et miks sa isa nagu kuidagi nii lõdvalt võtad, et annad aga kõik kaasa, saadad aga minema ja ei nagu mingisugust nagu erilist sekkumistki selles asjas ei ole. Et lubad oma pojal seal täiesti põhja lennata aga kallid, nii ongi tegelikult, et see on see vabadus, mis meile on tegelikult antud ja kiitus Jumalale, et Jumal käitub meiega nii, et ta armastab meid, aga me ei ole ka mitte mingil moel ei ole aheldatud. Ta ootab tagasi, takistusi tagasi tulemiseks ka ei ole. Ja sellepärast see on kõik tegelikult ilus pilt meie taevasest isast, milline ta tegelikult on, millise kannatlikkusega ta tegelikult on inimkonna peale vaatamas. Vahest hoiatab.
ütleme, et Peetrus, kes oli seal Jeesuse õpilane, ta ühel päeval, eks talle ütleb sedasi, et kuule, et sa salgad mind. No ta ei uskunud sedasi, et temast see salgaja saab. Aga ettehoiatus tegelikult oli. Ja näete, isegi sellest ettehoiatusest nagu päris kasu ei olnud. Kuidas on nende hoiatamistega? Kas me oskame tegelikult alati neid hoiatusi niimoodi nagu väga, väga tõsiselt võtta, sellepärast, et me vahest arvame, et oleme ise tugevamad. Aga ütleme, et Peetrus õppis selle ära, mis seal lõpptulemus oli see, et ta kahetses tegelikult väga südamest. Ta nuttis väga kibedasti. Ja vaata, see on see, mis oluline tegelikult on Jumala ees. Vaata, ja see on selline õppetund, et kui sa kord nagu sellise õppetunni oled läbi läinud, siis see jääb rohkem meelde, kui see lihtsalt see Jeesuse sõna ja hoiatus ja kui ma oleks sellest kuidagi kergelt kinni võtnud. Ja kui sa oled ise läbi läinud, kui sa oled seal augus ära olnud, võiks ütelda, ja tundes häbi ja kõike, mis sa oled teinud, ja kui sa sellest välja saad, siis sa tegelikult oled ühes uues olukorras ja uute otsustega kindlasti ka juba selle koha pealt. Jumal hoiatas tegelikult, kui piibliraamatu algusest hoiatas Kaini ka, ta ütles, et patt luurab sul ukse taga. Aga ta ka paistab päris hästi, sellest asjast aru ei saanud. Et sellepärast, aga hoiatus tegelikult tal oli selle koha pealt ja me näeme, aga kõik see kadedus, et enda Abel oli kuidagi Jumala poolt paremini vastu võetud ja ta ohver võeti vastu ja nii, nagu need esimesed lood meile kirjutavad, räägivad, nii me näeme sedasi, et Kain ühel hetkel on nii, et tapab lihtsalt oma venna ja satub lihtsalt sellisesse kohutavasse pattu, võiks ütelda, ja teeb valesid asju. Hoiatusest hoolimata. Nii, kuidas meiega täna on, ma ei tea, kas on mõni hoiatus sul peal, eks, siis võtta tõsiselt, kui on hoiatused, eks. Kui hoiatust ei ole, siis katsu lihtsalt olla Jumalale kuulekas ja igal päeval tegelikult otsi sellist Jumala armu ja juhtimist, mida me niikuinii ka vajame. Ja sellepärast olgu see esimene mõte just täna meile selline. Meele parandamine on tegelikult selline asi, kus me pöördume täiega Jumala poole. See, meele parandamine ei ole lihtsalt selline, teatud mõttes, et anna andeks, et tegin ja samamoodi jätkamine. Sest et Jumala jaoks on ikkagi meele parandamine on täielik pööre inimeste elutes. Ja sellepärast on see nii, et ikka õige meeleparandus on see, kelle elu muutub selle järel, kus ta teeb ühe sellise otsuse, et enam ma selles suunas ei liigu, enam ma neid vigu korrata ei taha ja sellepärast on see, ma ütlen, et ärge tõotusi andke selle koha pealt, sellepärast, et muidu me inimestena ei suuda ju kõiki asju pidada, aga meie otsus ja tahe võib küll olla, see võib olla täiesti selge, et me soov on tegelikult see, et mitte enam nendes vanades aukudes olla, kus me kord tegelikult eksinud oleme, nii et väga oluline tähtis on see. Maailmas on praegu, ütleme, üsna selline tormiline aeg. See on nagu seal Mattiuse evangeeliumi 7. peatükk, mäejutlus lõpeb, ega seal mingit teist pilti ei olegi. Osades kohtades on need veeuputused ka, need kevadised isegi, ütleme, sulad nähtavasti osaliselt ja ka suured vihmad, mis on. Aga Mattiuse 7 ja siis 25. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ja söötsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Jeesus räägib seal maja ehitajatest. Ja siis on niimoodi, aga on teine variant maja, kes ehitas liivaleks ja 27 salm ütleb ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ja söösid vastu seda maja ja see varises ja selle kokku varisemine oli ränk. No praegu ma usun, et me oleme kõik näinud kuskil telekast või internetist neid pilte, et kuidas majad ujuvad. Autod ujuvad ja see on nagu lihtsam, eks, et nad pole maa külge kinni pandud, eks. Aga majad on ikka ju ehitatud maa peale ja majad ka ujuvad, kui vihmad tulevad. Siis vahepeal vaatad, et need suured veevood, et kas mõni maja veel kokku variseb kuskil seal, kui see vesi seal kõvasti voolab ja lähevad sillad ja igasugused asjad. Ja see on selline, võiks ütelda, täitsa selle maailma selline pilt, mis puhtfüüsiliselt sünnib. Aga põhimõtteliselt on see kindlasti vaimulik mõte, mida Issand siin räägib. Ja tema soov on see, et meie jääksime tegelikult püsima. Ja sellepärast, kallid, mõtlen, et on tormine aeg ka siin selles maailmas kõigi nende sündmuste tõttu ja tänu Jumalale, kes te püsite usus, kes te tulete Jumala kotta. Ma teen lahti laulu 46. See on Korahi laste laul. Ja siin on selline pilt, mida siin on kirjeldatud. Siin on öeldud sedasi, et see laul on neidude häälele ja tähendab, neid laulsid seda, aga Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Seepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. Möllaku ja vahutugu tema veed, värisegu mäed tema ülevusest,
noh, ütleme, et täpselt selline pilt on selline, et see maailm läheb niimoodi mässama, et näed, et maa väriseb, jõed vahutavad, kõik on toimumas aga meil on üks selline abimees, kes on kiiresti tegelikult kättesaatav. meie abimees kitsikuses kergesti leitav, sellepärast me tegelikult ei karda. ja see on, noh, ütleme, kogemus selle koha pealt, et kui Jumalat appi hüüame, kuivõrd ta tegelikult kiiresti meile appi tuleb. ja sellepärast tänu Jumalale püha vaimu eest, kes on praegusel hetkel üldse meile märku andmas, et me õigeid reageeringuid tegelikult teeksime. tänu Jumalale, et Jumal on meie palveid ja hüüdmisi tegelikult on kuulmas ja väga reageerimas nende peale. nüüd ütleme, püha vaimu hääle koha pealt on väga tähtis see, et me oma südant kõvaks ei teeks. sellepärast, et mõistus ütleks, et kuule, aja see asi niimoodi korda, et ütled kõik on hästi, et pole häda midagi ja vait. aga tegelikult on see nii, et väga tähtis on see, et me võtaksime hoopis need märguanded vastu. ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on selline, võiks ütelda, nagu kompass igas olukorras, kus elu on keeruline, kus üldse aru ei saa, mis meid pöörab alati, nagu võiks ütelda, õiges suunas pöörab Jumala poole. no Taaveti koha pealt on ikka öeldud sedasi, et kukkus ka. aga et et jutlustajate kaudu, et alati kukkus Jumala poole. et et ta ei kukkunud nagu Jumalast kaugemale. ja sellepärast on see nii, et olgu meiega täpselt see samamoodi ka, et kui kukume, olgu see kukkumine ikka ka siis tegelikult issanda poole. nii et see, olgu Jumal meid tegelikult lihtsalt julgustamas selle koha pealt, et see koht, kus alati abi saab, on tema ja võib alati tegelikult tulla. Siin jälle üks tegelikult oma pilt elust, vaata eile need mõtted mul algasid nagu sellised, nagu teatud oma asju nagu üle elades. ja siin laulus 139 see Taaveti mõte, et kus ta ütleb, et Jumal uurija läbi, et millise tee peal ma olen. ja siis et katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted, uurin mu südant, kõik need mõtted on siin ja et kas ma ei ole siis mitte sellel, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele, ega pole sellel ohtlikul teel, ühesõnaga. mulle tuli meelde üks minu selline Saksamaa sõit, mis ma käisin ja sellel teekonnal tegelikult oli nii, et juhtus mitmeid asju. Mu vanem poeg oli ka minuga kaasas ja ema oli ka mul kaasas veel ja olime kolmekesi seal autos, tulime tagasi just autoga sõites, saime sealt endale auto ja siis lihtsalt olime tagasi teel. Sakslased olid väga mures selle sõidu pärast, sellepärast, et mina ei tea, sellel ajal väga Poolat kardeti, ma ei tea, kas praegusel hetkel nii kardetakse, siis Poolas toimusid röövimised, ega me kindlad ei ole, kes need röövlid seal olid need kohalikud või olid need ka sinna rännanud, et seal röövida. Aga igatahes, ütleme, selline see oli, sakslastel oli eriti nagu see hirm selle koha pealt, et kuidas te seal lähete. Ma tulin, muideks ka saksa numbriga, sellepärast, et see vend, kes selle auto meile kinkis, ta tegi volituse ja ma sõitsin saksa numbriga ja Tallinna saksa saatkonnas, andsin asjad üle ja selle saksa numbri ära ja siis oli see auto sai nagu päris meie omaks. Aga siis oli nõnda, et tee peal, me tundusime nagu sakslased. Ütleme, ja siis on nagu ikkagi nagu veel niisugune trikkamad ja röövimusobjekt, olgugi, et me olime lihtsalt seal ühed eestlased, kes me seal sõitsime, aga välja me paissime nagu sakslased sellel hetkel. Ja niimoodi me seal sõitsime, läksime seda teed mööda seal siis põhja poolt, kus ei läinud keskelt sealt Poolast läbi, et seal pidi rahulikum olema, see oli see sakslaste soovitus, saksa täpsusega tegin kõike alguses vähemalt, öeldi, et 2 tundi sõidad, 15 minutit seisad. Sealt, kui ma esimese 2 tundi olin ära sõitnud, mõtlesin, mis asja, ma siin 15 minutit seisan, et võiks ju sõita küll kogu aeg, tead, eks, aga pärast oli niimoodi, et eks lõpuks ikka väsisid ära küll, kui see koju jõudsid. Et see puhkamine oli ka vajalik. Ja läks väga hästi, tegelikult läks Poolas, sellepärast, et südamehoiak oli kõik õige ja hea. Sest olid kogu aeg nii, et mitte kuskil ei eksinud, kõik läks, ühes kohas oli seal, et kus vale koha peale seal jätsin korraks seal õhtu hilja seisma ja ühe väikse trahvi sain, sellepärast, et politseid seal valvasid ja vaatasid, et korraks peatusid vales kohas. Aga see oli ka selline, et polnud enam nagu mingisugune probleem, ei olnud ju röövlite käes, vaid olid ju politseide käes, kes valvavad seadust, see on ju hoopis teine asi, ja sellepärast nii, et see ei olnud üldse nagu halb lugu selle koha peal. Aga okei. Aga siis oli nii, et kui see sai mööda, tulime Leetu ja siis oli uus teekonna etapp. Siis on niisugune tunne, et nüüd on kõik ohud möödas, nüüd on Leedu, et Leedus meid ei röövita, Leedus meiega midagi halba juhtu, nüüd oleme nagu kodus, nüüd pane nagu tahad, eks.
ja panimegi aga seal juhtus niimoodi, et ma ei tea, miks see selline teatud niisugune vabanemine tekkis, et kuidagi läks niisuguseks mingiks vaidluseks, isegi ma ei mäleta, mis teemad me seal üles tõusid, et me seal ikkagi täitsa nagu vahepeal vaidlesime, rääkisime, oli autos nagu selline teine meeleolu ja auto oli hea, mina sõidan aga täiega kõva hooga, Leedus olid sellel ajal ju suhteliselt head teed ka. Ja ma nüüd võin eksida, aga mul on niisugune tunne, et ma sõitsin 100 kilomeetrit vales suunas sellel ajal. Ja täiega niimoodi tantsin, aga gaasi ja läksin ja siis ühel hetkel taipasime, et kuule, et kõik need märgid ja värgid ja mis siin praegusel hetkel näitavad, ega siis ei olnud ju mingisuguseid GPS-ega värke, tead, see oli selline aeg veel, et lihtsalt kaartide järgi ja märkide järgi kuidagi me sõitsime ju ja siis ühtäkki taipasin, et kuule, täitsa vales suunas praegu paneme, et vaja ümber keerata, vaja sealt kiirtee pealt ära tulla ja noh, siis oli juba teine meeleolu, siis käisime neid kõrvalteid pidi vaikselt, seal liikusime ringi. Seal püüti meid jälle kinni, tead, sellepärast, et seal kohalikud mingid inspektorid olid, vaatasid, et üks sakslane siia ka tulnud, tead, mis ta siin sõidab küla vahel ringi ja noh, ütleme, et olid niisugused kogemused ja noh, sellised ja noh, ütleme, et ka sealt noh, juba tulime niisuguse alandlikuma meelega tegelikult ära. No lõpuks, kui Riiga jõudsime, siis me olime väga väsinud. Vaata seda teekonda ma täna nagu räägin, ma siis teile seda pilti nagu jumal tuletas nagu täitsa meelde hakkas, vaata kuidas teekonnal oli. Me olime nii väsinud, vaata kus see Riias see elektrijaam on, see ümbersõit sealt Riia linnast ja kõik kohast. Teate, seal oli juba selline asi oli käes, et istud ja vaatad üle õla. Me olime kolmekesi olime autos, aga keegi on veel. Ja see et niisugune omavahel täitsa hakkasime rääkima sellest, et me ei ole kolmekesi, et siin on keegi on veel. No jumalale inglid või ingel või ütleme, et me neid arvu ei oska ütelda, aga et keegi on veel sellepärast, et me olime seal, olime niivõrd väsinud, et siis oli selline asi, et siis juba jumal pani ingli pani autosse. Ja saab kallid, kui huvitav on tegelikult on see usu inimese elu. Oled õigemeelsusega, oled hoitud, unustad ära, võtad kuidagi vabalt, paned vales suunas täiega, korrigeerid jälle lähevad asjad paremini. Lõpuks jumal vaatab, et sa oled nii väsinud, et kuule, sind on lihtsalt vaja toetada, et sulle pistab inglid ka autosse, et te sealt eluga pääseks, kui te tulete tee peal. Kallid, meil on nii hea jumal tegelikult ja sellepärast kiitus jumalale, et me võime sellist jumalat teenida, sellise isa lapsed tegelikult olla. Ja sellepärast on see nii, et aga need kõik need olukorrad, kus me nagu eksime ja kus me valesti teeme, need ju tegelikult purustavad meie südant. Võiks ütelda, ja meie, ütleme, me kogeme inimestena, see on selline, et kui meil on midagi nagu sellist, mis meid nagu purustab, mis meid nagu katki teeb, siis meil ei ole mugav tunne, me oleme väga tegelikult löödud. Ja nüüd on niimoodi, et aga jumalal on tegelikult väga suured tõotused selle koha pealt, et tema ei põlga seda puruks pekstud südant, eks, ja sellepärast on see nii, et nüüd mõned sellised pildid, mis on peale Jeesuse ülestõusmist. Johannese evangeeliumi 20. peatükis on üks väga puruks südamega naimene, kes läheb Jeesuse hauale, Johannese 20, ja salmist 11 hakkab see lugu seal kuskil pihta. Ja seal on Maarja, kes läheb hauale. Ja sellepärast, et Jeesus oli ju tegelikult surnud ristil, Jeesus oli ristilt maha võetud, Jeesus oli maetud, naised käisid luurasid järgi, kuhu teda maeti, kuidas see oli, ja nüüd on niimoodi, et nädala esimesel päeval, ütleme siis, nad olid ju selle sooviga üldse sinna haua poole tulemas, nad tahtsid tulla Jeesust võidma aga nüüd Johannese evangeelium räägib nagu sellest Maarja loost nõnda. Maarja seisis haua kõrval väljas ja nuttis, sest ta tegelikult väga armastas issandat, nad olid ju nende aastate jooksul ohverdanud, käinud, aidanud, olnud tegelikult kogu aeg kaasas, mida Jeesus tegi ja kogu selle jüngrite hulgaga olid nagu väga tihedalt olid seotud. Ja nüüd on niimoodi, et nüüd on nende kallis issand on lihtsalt ühel hetkel risti löödud, maha maetud ja kõik need jutud, et Jeesus tõuseb üles ja mina ei tea, et palju need naised kuulsid, jüngritele vähemalt Jeesus rääkis nendest asjadest, aga Maarja seisab ja nutab seal. Ja siis, kui ta seal nutab, vaata, siis on kahte valges riides inglit on seal nägemas. Ja nägi kahte valges riides inglit istuvad seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu. Ühte peatsis ja teist jalutsis. Ja vaata, sellepärast on niimoodi, et kui su süda on katki, siis tegelikult Jumal saadab inglit.
vaata, tema armastab tegelikult seda murtud südant, tal ei ole mingisugust probleemi selle koha pealt, vaid et siis ta tuleb tegelikult appi. vaata, siis on nagu, siis on võimalus tegelikult inimest aidata. ennem inimest aidata ei saa, kui ta katki ei lähe nagu sellises, noh, et ise, et ta tunneb sedasi, et kuule, et nüüd on kõik, ma olen ise jõuetu, kas oma looga või mis on sündinud, mis on lähedastega sündinud, siin ta lihtsalt ju Maarja nutab ühe armsa inimese pärast, kelleks oli Jeesus, ja nüüd on nii, et ja siis need inglid küsivad, aga naine, miks sa nutad? Tema vastas neile, nad on mu isanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Ja kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesust seismas, aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. Ja vaata, kallid, kuidas on tegelikult issanda ilmumised, no ütleme, peale Jeesuse ülestõusmist. See naine, kes oli tegelikult olnud ju koos Jeesusega palju. Ja nüüd Jeesus peale ülestõusmist. Ja ta vaatab Jeesusele otsa ja ta ei tunne teda ära. Vaata, milline lugu on tegelikult Jumalaga. See ülestõusnud issand, kes on tegelikult juba selles uues ihus, mitte enam sellises lihalikus ihus, millega ta sinna hauda pandi, vaid ta oli ülestõusnud ja saanud esmaseks nendest surnust ülestõusnustest just sellise inimese kombe jaoks, kuidas see meile ka kord saab olema. Ja nüüd on niimoodi, et ta vaatab, ta ei taipa üldse, et ta Jeesusega on tegelemas ja Jeesus ütleb talle ka ja et aga naine, miks sa nutad? Täpselt seesama sõna. Keda sa otsid? Maarja arvas ta aednikku olevat ja ütles talle, issand, kuhu sina oled ta ära kandnud? Isand, mitte issand ütles, eks. Isand, kuhu sina ta oled ära kandnud? No siis ütle mulle, kuhu sa ta panid ja ma ise toon ta ära. No ma ei tea, kuhu ta teda viiks, või oleks auto tagasi või no aga mingi plaan tal oli igatahes, et no, et ära kadunud ja otsiks üles ja kuskile viiks teda, eks. Toon ise ära. Ja siis Jeesus ütleb talle Maarja. Siis ta ütleb juba sellise, kuidas ütelda, sellise, võiks ütelda selle hääle ja kõnepruugiga, et too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles rabuni, see tähendab õpetaja. Ja sellepärast toimus nagu see äratundmine. Aga see, mida täna tahan sulle ütelda, on see, et vaata, kuidas Jumal on tegelikult meile lähedal. Kui me oleme nendes kriitilistes ja rasketes ja katkistes olukordades, siis tegelikult küll Jumal läkitab oma ingleid, küll ta tuleb tegelikult ise ja sinna Jeesuse näol sellel hetkel ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on selline issand, kes meid nõnda armastab. Ja nüüd on nii, et teine lugu on ühe Jeesuse jüngriga siin samas lugeda kohe, on lugu Toomast. Toomas oli selline, kes ei olnud koos oma jüngritega esimesel korral, kui Jeesus kõigile oma jüngrite seal ilmus, ja siis on nii, et Toomas ütleb, et ei, mina ei usu, kui ma ei saaks ise oma kätt sinna tema haavadesse pista ja noh, räägib need jutud ära. Ja siis Jeesus ilmub. Ja siin on nüüd 27 salm samast peatükist lugeda, seejärel ta ütles Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ja pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Ja Toomas vastas, ütles minu issand ja minu Jumal. Jeesus ütles talle, kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Ja sellepärast, kallid, on nii, et uskuma peame, kas näeme või näe neid ingleid. Kas näeme või näe issandat? Uskuma peame. Õndsad on need, kes ei näe, aga ikka usuvad. Ja sellepärast, kallid, me valdavalt oleme usurahvas, me ei käi nägemises. Ja ütleme, et need nägemise hetked, need on need väga erilised hetked. Ja sellepärast mõtlen, et isegi ma ei soovitaks sul võib-olla paluda sedasi, et sa väga tahaksid seda nägemise hetke saada. Stefanos sai selle nägemise hetke, aga no pidi surema ka sel samal hetkel. Sellepärast, et siis oli kivirahe. Ja sellepärast on niimoodi, et praegu tuleb meelde, et kui meie vend lahkus, siis oli väga suur nägemise hetk taeva poole. Vaata, ja sellepärast on nüüd, aga neid asju nagu ei tahaks, meie põhimõtteliselt. Aga see on suur kinnitus, kui see sellisel hetkel tuleb. Ja sellepärast on see nii, et kallid, et olgu sellega, kui me täna peame olema usus, siis lepime sellega. Lihtsalt usume seda sõna. Sina, Jumal, oled meile niimoodi rääkinud, me lihtsalt võtame sellest kinni. Sellepärast, et vaata, see usu asi on ka niimoodi meile antud, et see on nagu üks and tegelikult Jumala käest, see ei ole meist iseenestest. Sellepärast me oleme teistmoodi rahvas ja meid nimetatakse sellepärast usklikeks, et me usume seda juttu, mis on piiblis kirjas. No teised ei usu, ütlevad, et tahaks katsuda ja proovida ja kuidagi ära seletada kõike. Aga kallid, me ei taha kõike ära seletada, me jäägu asjad üleloomulikuks, jäägu meile arusaamatuks, sellepärast, et me Jumal on suur ja me lepime sellega ilma mingisuguse probleemita. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on meile lähedal siis, kui meil on raske, kui meie südamed on katki. Vaata, kui Jakob
põgeneb oma venna Eesavist ära. ja vaata siis, kui ta seal ühes kohas magama paneb, ma seda kohta ei hakanud üle lugema, aga lihtsalt nüüd tuleb nagu meelde, olen siia ka märkinud seda, siis on niimoodi, et ta näeb unes seda taevatreppi seal, see redel läheb, et inglid käivad üles-alla. ja noh, seal on tal niisugune oma kogemus selle koha pealt, et vaata praegusel hetkel noh, niisugune värk, et vennaga läksid tülli, tead, isa seal petsid, tead, ütleme põhimõtteliselt ju seal ja kõik kuidagi olukord on väga keeruline, enam kodus nagu olla ei saa, lähed ära ja aga näed, sellel hetkel on tegelikult, sellel kitsal hetkel on tegelikult Jumal teda just niimoodi kinnitamas, kas või selle unenäo kaudu, mida ta näeb, mida ta just unes näeb. ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jumal on väga tegelikult jälgimas ja tähele panemas. ja nii kui Stefanust nimetasin, et noh, need eriliselt rasked lood, vahest me võime mõelda, et kuidas märtrid hakkama saavad. Aga nad niimoodi saavadki hakkama, sest et Jumal on tegelikult eriliselt on lähedal. ja sellepärast kiitus Jumalale, et me ei ole siin selles maailmas mitte üksi elamas ja eriti siis, kui me oleme issanda omad ja usaldame teda. Jumal paneb tähele meie appi hüüdmist. Noh, kui nüüd hakkame mõtlema ühte asja, no palju me oleme appi hüüdnud Jumalat päris tõsiselt. Tead, ja mõni inimene võib-olla terve elu jooksul päris tõsiselt Jumalat appi ei hüüa. No vähemalt võib-olla meie kõrvades ei ole. Ma tean küll, et vahest on niimoodi, et ma oma abikaasagi rääkis, et kui väga hüüda tahtsid, olid kortermajas elad, et võtsid padja ja panid näopadja sisse ja röökisid seal, et noh, et need naabrid ära ei jähmata, tead, eks. Et nagu noh, ütleme, et sellises mõttes, et no aga seda teed, sa ei tee seda nalja pärast, sul on põhjus ja saad aru, et hüüda on vaja. Ja noh, et ja seda ei ole vaja inimestele hüüda, seda on vaja Jumalale hüüda. Ja siis on niimoodi, et hea on vahest mine kuskile metsa ja hüüa seal ja mine sinna tühja kohta, kus sa oled ja hüüa Jumala poole, see on täiesti kohane tegelikult asi. Sest Jeesuse koha pealt on öeldud, ta tegi oma lihapäevil palveid suure hüüdmisega. Ta tegi suure hüüdmisega. Meil on niimoodi, et me julgustame siin selle koha pealt, et laulge kõvasti, tehke vähemalt häält ja sellepärast see on täiesti tegelikult kohane asi, et kus me inimestena häält teeme. Ja sellepärast täna lihtsalt olen saanud nagu selle lausa sellise nagu üleskutse selle koha pealt, nagu et Jumalalt ütelda seda, et inimesed tehke oma neid hädakutseid, sellepärast et vaata, asjad jäävad selle taha, et me ei hüüa, me ei küsi lihtsalt, te ei palu, teil ei ole sellepärast, et te ei palu. Ja sellepärast on niimoodi, et ja seda päriselt teha. Ja sellepärast ma saangi aru, et võib-olla igaüks ei saa siin hakkama sedasi, et sa siin väga hüüdma paned, siis mine hüüa kuskil üksinda. Jumal kuuleb sind tegelikult küll. Ja Eestimaal on tühja kohta küll ja küll siin, sellepärast meil on üks õredalt asestatud maa olema niikuinii, et siin saab hüüda kõvasti. Ja sellepärast julgustan selle koha pealt ja siis tegelikult hakkavad lahendused meile tulema. Sest et no ütleme, meie taga nagu see selline lugu, me piiblist näeme, kui rahvas seal, ütleme, ühel hetkel, kes olid Samaarias, olid ümber piiratud. Nad hakkasid siis ikkagi, noh, ütleme, üks naine lõpuks hüüab kuninga poole, kuule, et väga suur jama on praegusel hetkel majas ja räägib oma rasket lugu, noh, mis need seal naised omavahel olid kokku leppinud ja teinud ja kõike ja kuningas käristab oma riided seal lõhki ja noh, ütleme, et vaata, asjad hakkavad siis liikuma, kui keegi hakkas häält tegema. Ja kui keegi nagu häält ei tee, siis on see selline, noh, lihtsalt kõik lepivad selle koha pealt. Aga nii kui häält tehti, nii tuli lahendus kohe, võiks ütelda. Natukene ja Jumal oli sekkumas ja kui Egiptuses hädakisa läks suureks, noh, siis oli ka samamoodi tegelikult oli see selline, et Jumal tuleb ruttu tegelikult ka seal juba Moosese juurde, ütleb, kuule nüüd hakkasid häält tegema, nüüd on vaja minna seda rahvast tegelikult sinna päästma ja sellepärast, kallid, nii see on. Ja siis ma vaatan, ma teen need hädakisa mõned kohad lahti, sest neid väga, väga palju ei olnud, ma vaatan, kas ma kohe saan need kätte. Ei, üks hetk kannatust, sest et seal on, ütleme, Soodomast tõuseb hädakisa. Ja vaata, Soodomas on niimoodi, et ma pean uuesti ikka vist selle otsingu paneme selle hädakisa. Ja sest et seal kisati selle patu pärast, mis tegelikult, noh, ütleme, hädakisa, nii, paneme selle lahti, võtta nii. Soodoma ja Gomorra pärast jõudis tegelikult hädakisa issandani. No kes seal karjusid? Ega need pattusid ikka ei karjunud Jumala poole. Need allasid rahugi oma pattudes seal. Mis need seal karjud olid, eks? Seal võib-olla olid need, kes kannatasid. No ütleme, et kui seal on pedofiilia või värkidega on tegu, et noh, need, kes kannatavad, need teevad seal, ütleme, hädakisa võivad teha, eks. Ja kus need asjad on. Aga nüüd on niimoodi, et see tõuseb tegelikult Jumala juurde. Ja siis Jumal tuleb asja lahendama
toob need viimased õiged välja, teised seal, näed, hukkuvad sellel hetkel. Hädakisa orjuse pärast, eks seal on teise Moosese raamatu lugu, kui jumal Moosesele hakkab rääkima, et Egiptuses juba Iisrael kisendab seal. Ja sellepärast on see nii, et ja siis, kui vilistide käes oli see laegas, ütleme, mida nad ära röövisid Iisraeli käest, siis oli nii, et kui need pärasoole paised ja värgid nendel pihta hakkasid, siis oli niimoodi, et see hädakisa tõusis ka tegelikult taevani. Sest et jumal kuulis samamoodi seda ja ütleme, et rahvas tegelikult väga mõistlikult hakkas seal käituma ja lahendust otsima. Ja nii ta on. Ja sellepärast on see, et issand tegelikult ootab väga seda, et meie, ütleme, oleksime need, kes me teeme tegelikult häält, see on meie usu, see on meie tahte väljendus. Ja nüüd üks selline hoiatus on veel, mis on Hiopi raamatus öeldud ja see on juba seal osas, kus Elihu räägib, eks, Hiopi 34:28. Nende pärast tõusis viletsate hädakisa tema ette ja tema kuulis vaeste seda appihüüet. Ja tegelikult oli see, mis ma rohkem tahtsin lugeda, õpetuse sõnad. 21:13, kes suleb oma kõrva viletsa hädakisale, see peab ise karjuma vastust saamata. Ja sellepärast on see nii, et ikkagi, kui keegi väga hätta hüüab, seal hädas hüüab väga, siis me näeme, et jumala sõna siin paneb ühe väikse tõsise märkuse, et sellele tuleks reageerida või lood endale sellise olukorra, kus sinu peale tegelikult ei reageerita. Ja sellepärast, kallid, see on selline asi, mida jumal on ootamas, me teeme seda siin selles maailmas ka. Vaata, saingi nagu järgmise pildi selle koha pealt, et üks rahvas, kes töötavad, ütleme, päästjatena ja ütleme, kas või see 112 telefon, kes seal vastu võtavad. Nad peavad olema targad inimesed, kes need kõned kuidagi ära sorteerivad. Kas on niisugused tühised hädaldajad, kes iga väikse asja pärast muudkui helistavad, eks? Sest neid jätkub ka, et kogu aeg on mingi häda ja muudkui helistavad ja aga nendel peab olema see julgus ja tarkus juba niimoodi nagu, ütleme, et ära eristada, et sinna saadan kiiresti abi ja võib-olla sinna üldse ei saada. Sellepärast, et ütleme, tõeline abi on kuskil hoopis mujal vajalik. Ja sellepärast on see nii, et võtta nüüd, kui me Jumala ette läheme, siis seda kahtlust ei ole, et tema nüüd aru ei saa, ta mööda ei pane. Kui on ikka tõeline, ta saab aru, mis on tõeline. Ja arstide koha pealt ja nende koha pealt anname andeks, kui nemad mõne asjaga vahest ka mööda panevad ja sellepärast nad on inimesed, aga ma leian siiski, et nad suures osas vist mööda enam ei pane, sest nad on harjunud juba aru saama, et millise häälega ja kuidas need kõned nagu tulevad ja sellepärast lihtsalt ka tänu Jumalale selle poole eest tegelikult on, mis on inimeste kaudu meie abiks tegelikult on olemas. Nii et kiitus Jumalale. Nii et ära viivita tegelikult, ma ütlen sedasi, et kui sul on tegelikult häda, sa ei pea päris põhja kõikide asjadega minema. Sa võid juba ennem tegelikult hakata issandalt abi otsima. Ja sellepärast me inimestele vahest nagu tahaksime nagu kuidagi lõpuni ära kannatada, aga täna on see julgustus selle koha pealt, et lahenda oma eluasjad ära tegelikult, sellepärast, et hüüa need asjade pärast Jumala poole, mis sinu elus lahendust vajavad. Praegu ei ole kerge aeg, kui lihtsalt vaatad, et järjest nagu niisugused ettevõtete koha pealt tulevad teated, et lõpetavad oma tegevust. Et enam ei suuda, 30 aastat tegutsesid ja nüüd enam ei saa. Lihtsalt aeg on selline kätte jõudnud, kus enam ei lähe transpordid, ei lähe tootmised ja vaatad erinevaid ettevõtteid, kes peavad oma uksi sulgema. Tegelikult see on valus. See on valus, ütleme, et osadel on ju suured võlad kaelas, hoidku Jumal nende elusid, et nad ennast ära ei tapaks lihtsalt oma suurte murede keskel, et sa ei suuda neid asju ära maksta. Inimesed, paljud on praegusel hetkel, kes elavad oma laenude ja asjadega, kes jäävad tööta, nad on samamoodi tohutus, tegelikult on hädas. Tead, ma usun sedasi, et me Jumala rahvana, me oleme nii ära lohutatud rahvas. Me muudkui elame siin mõnuga, tead, eks, et küll Jumal meest hoolitseb, me siin iga pühapäev julgustame üksteist selle koha pealt, et kuidas Jumal me asju tegelikult ajab. Aga kõikidel inimestel see absoluutselt ju nõnda ei ole. Ja sellepärast on vaja tõesti rääkida ja ütelda ka nendele inimestele, et inimesed ei satuks tegelikult meeleheitele nendes olukordades, mis siin selles maailmas ka sellisel moel on. Ja kiitus Jumalale, et Jumal tuleb tegelikult oma abiga ka kindlasti meile alati kappi, kui me tema poole hüüame, ükstapuha kes. Nii kui Saalomon ütles, tuleb pagan, kui ta tuleb, Jumal kuuleb. Ja sellepärast ei ole mitte mingisugust küsimust ei ole selle koha pealt. Isegi võiks ütelda, et need viimased saavad esimeseks, need paganarahvad võtavad paremini tegelikult nagu neid, ütleme,
jumala abisid vastu või noh, loomulikumalt või kuidas. ütleme, et kas või pastor Dmitri, kui ta käis nendes islamimaades ja kohtades, seal sündisid imed, et pimedad tervenevad ja kõik asjad sündisid palju lihtsamalt, sellepärast et rääkisid, et nii on ja inimesed tulid ja said. ja sellepärast, kallid, nii see on, et me ei tohi ka nagu kaotada seda julgust, et meie asi on ka tegelikult väga, tegelikult issanda poole hüüda. Nüüd nii et issand on kõige kiirem abi, mis iganes tulla saab, aga ma teen lahti laulu 18. Vaata, see on selline, nüüd üks Taaveti selline laul, see on tegelikult piiblis seal teise koha peal ka, kus Taaveti elust kirjutatakse, aga laul 18 on üks Taaveti selline võidu ja tänulaul. Ja see on selline juba, võiks ütelda, teatud kokkuvõtte aeg, kui ta on kõigi vaenlaste käest nagu pääsenud ja ka Sauli käest on pääsenud. Ja siin on mitmed sellised asjad, mida tasuks tegelikult lugeda. No ütleme, see 7. salm loen kõigepealt lihtsalt. Oma kitsikuses ma hüüdsin issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Et see oli, ütleme niimoodi, et ja Taaveti lauludes tuleb välja sedasi, et ta hääl on kähe. Sellest hüüdmisest. Selline, Alekseil on ka käehääl seal riiasted, eks. Vahepeal taheti mingitesse reklaamidesse teda palgata ja saada Venemaalt, et otsis, et sul on siuke hääl, et sa räägid niimoodi. Aga see on hea, kui sa oled jumala ees oma hääle kähedaks ära hüüdnud seal, nii et su hääl on juba nagu, sellises mõttes on kähe. Aga ta on hüüdnud tegelikult tõeliselt issanda poole ja jumal kuulis. Aga nüüd on niimoodi, et loeme, kuidas see lugu on. Ja kui Taavet on kogenud sedasi, et jumal on teda väga aidanud, 2. salm ütleb nii, sind ma armastan südamest, issand mu vägi, issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja, mu jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, kilp ja mu abisarv, mu kõrge varjupaik, kiidetud olgu issand, nõnda ma hüüan ja ma pääsen oma vaenlaste käest. Surmaköidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. Surmavalla köied ümbritsesid mind, surmavõrgud sattusid mu ette. Ja siis ta ütleb, et siis ma hüüdsin oma issandat ja kisendasin tema poole ja ta kuulis mu häält. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta palge ette ta kõrvu. Siis värises ja vabises maa ja nende alused kõikusid ja põrusid üksteise vastu, sest ta viha süttis. Ja sellepärast, kallid, on niimoodi, et vaata, kui meie jumala rahvana hüüame jumala poole, siis tegelikult on nii, et jumal toimetab siin selles maailmas. Ja sellepärast see on niivõrd oluline, et ta ütleb sedasi, et mina hüüdsin, aga siis tegelikult olid siin. Meie palved lähevad sinna jumala troonile, kuldkaussidele, tulevad tagasi, inglid viskavad neid tagasi ja siis on need välgud ja mürtsud ja paugud käivad siin selles maailmas. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale. Suits tõusis ta sõõrmeist ja tuli ta suust oli neelamas. Tulised sööd lõõmasid tema seest. Ta vajutas taeva ja tuli maha ja ta jalga all oli tume pilv. Ta sõitis keerube peal ja lendas ning hõljus tuulte tiibadel. Ta pani enesele katteks pimeduse, majaks enda ümber mustavad veed ja paksud pilved. Kummast lõhkesid pilved ta ees, sadas rahet ja tuliseid süsi. Issand müristas taevast ja kõige kõrgem andis kuulda oma häält rahe ja tuliste sütega. Ja sellepärast, kallid, ütleme, et see pool, mida tegelikult on Jumal on tegemas, vaata, Egiptuses oli rahega lugu, seal ütleme, mitmes kohas piiblis, kus me näeme sedasi, kus Jumal sekkus ka sellega. Ilmutuse raamat räägib samamoodi, et need asjad tegelikult seisavad ees. Ja sellepärast me oleme praegusel ajal olnud ka niimoodi, et otsime juba autodele niisugust kohta, et kas sinna kuskile poeparklasse katuse ära alla saaks minna või et kui need rahekuulutused tulevad, kes meist tahaks katkisid aknaid ja värke näha, tead, eks, ja sest et see on üks tegelikult selline relv, mis on Jumala poolt tegelikult tarvitusel ja me näeme, et ka nendeks aegadeks on see täitsa räägitud. Meie räägime siin, et kliimas on muutused, on selle pärast. Ei ole siin kliimas midagi muutunud. Patu pärast on need muutused siin selles maailmas. Seda ei panda tähele. Paranda meelt ja kui rahvas pöördub Jumala poole, kõik need värgid ju muutuvad hoobilt. Ja sellepärast on see nii, et aga kui rahvas elab pattudes ja asjades ja kui Jumal tuleb, siis ta tarvitab neid asju. Ta itis siis nooli ja pillutas neid, lõi kangesti välku ja need pani sähvima. Siis said nähtavaks vete sügavused ja maailma alused paljastusid sinu sõitluse läbi, issand, sinu sõõrmete tuule puhangust. Praegu vaata meie, ütleme, me elame nii palju teises ajas. Me võime näiteks praegu paned reaalajas lahti, kus välku lööb.
noh, me saame vaadata, et kus maailmas, noh, me teame, et ikkagi, et kuule, et tavaliselt ikka suvel ja kuskil rohkem lööb ja kuule, vahest lööb talvel ka, siin juhtus neid mürinaid, siin alles hiljuti Võrus ju käis üks kärts, kus oli ühtäkki oli mingisugune mürin ja tegelikult oli see, kus võiks ütelda sellisel keset talveaega veel, võiks ütelda, tuleb üks pauk tuleb ühel hetkel. ja sellepärast meil on nagu see pilt on nagu paljuski nagu läinud, noh, nagu nähtavaks, mis siin atmosfääris ka toimub, et paned need pilvede liikumised ja värgid nagu endale ette, no täiesti reaalajas saab vaadata täitsa ilusasti, kuidas tõesti need on. Tead tööd, sedasi poole tunni pärast tööd teha ei saa, sest vihmapilv jõuab siia ja nii täpselt on ka. Et meil on nagu see pilt Taavetil sellist ei olnud. Aga ta nägi seda, et need asjad tegelikult on niimoodi, et nad on kuidagi väga toimimas. Ja ta ulatas kõrgusest käe ja võttis minu ja tõmbas mu välja suurest veest. Ta päästis mu tugeva vaenlase käest ja mu vihkajate käest, sest nad olid vägevamad minust. No ütleme, et see, et noh, ikka tasub täna ka meelde tuleta seda, et vaata, kui teine maailmasõda ja kui Moskva oli peaaegu juba sakslaste kätte langemas, eks, siis sellel hetkel ka Stalin laseb preestreid vanglast välja, isegi räägiti sedasi, et tõi seal Siberi vangilaagritest hakkas, et tulge, tooge kohale neid lennukitega ja neid preestreid on meil praegusel hetkel vaja, et noh, ise ta pistis neid kinni, aga siis oli väga vaja. Kui preestrid palvetasid, tuli selline lumesadu, et saksa lennukid ei saanud lennata ja jäigi Moskva sellel hetkel vallutamata. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et Jumal tegelikult tarvitab. Ja kui hakkad mõtlema, et need suured sõjad ja värgid, nii paljudel kordadel on väga suur osa on tegelikult loodusel, kas külmad talved, suured lumed, kõik need asjad on lõpuks nagu need paljud määravad asjad, mis nagu nendes sõdades sellised pöördeid tegelikult toovad. Ja sellepärast, ja see on nagu üks väga otsene tegelikult Jumala sekkumine. Ja nii, et ja nii on selline, noh, ütleme, et terve see laul pikalt, kus Taavet tegelikult lihtsalt oma elu koha pealt, noh, räägib sedasi neid kogemusi, mida tema on saanud kogeda. Nüüd on nii, et mõned sellised salmid tahaksin lugeda veel ja see on üks selline koht, et ma teen lahti Esaiase 40 ja 29 ka. Siin on räägitud sedasi, et võtta nagu see tänase jutu mõttele veel, et kellele Jumal on ligi ja kiitus Jumalale, et selline tõotus. Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu ja sellepärast Jumal on tegelikult neid, kellel on seda väga vaja, ta tegelikult on väga tegelikult meid just sellise moel on tegelikult aitamas. Nii et see on võimas asi. Jesaja raamatust 25, viletsate pelgupaik. Võtan ka selle koha, Jesaja 25 ja 4. salm. 25 ja 4. salm. Vaata, Jumal teeb tegelikult oma sõna järgi, ta on valvas seda teoks tegema, sellepärast me oleme niimoodi, et loeme neid paragrahve ette ja me võime nagu sellega arvestada. Sa oled kindluseks viletsale ja pelgupaigaks vaesele ta kitsikuseks. Ulu aluseks raju eest, varjuks palavuse eest on julmade viha otse kui raju, mis raputab müüri. No ütleme, et see viha, mis on siin selles maailmas, näed, see asi läheb kohe nagu vaimulikuks, et see on hoopis selline viha, mis siin selles maailmas on. Aga et Jumal on selleks kaitseks ja varjuks. Ja vaata, nüüd selles tänases loos on selline, et Jumal on nii palju tõotusi andnud, et kuidas ta neid vaeseid ja kuidas ta neid hädalisi ja neid, kes on murtud südamega, kuidas ta neid kaitseb. Vaata, Jumal täidab kõike seda. Ja sellepärast on see nii, et Jumal on nii tegelikult valmis aitama, ta ei ole meist kaugel, nii kui me teda appi hüüame, ta kuuleb meid. Aga pigemini on see lugu on selline, et me inimestena lihtsalt nagu ei tea, et me ei kasuta seda. Ja sellepärast on see nii, et ja ma ütlen, selle hüüdmise koha pealt on niimoodi, et lapsed aitavad meid selle koha pealt. Käisime Tartu Elusõna piiblikoolis, ja siis need Anneliga koos olime ka nendel sõitudel ja seal ütleme, seal palvekoolis me pidime hüüdma. No üldse, kui ma üldse ütlen, kus ma hüüdnud olen, siis ma olengi niimoodi kord Elusõnas, ma käisingi hüüdsin seal, aga seal oli hea hüüda, seal kõik hüüdsid nii kõvasti, et seal sinu hüüdmisest polnud üldse kuulda midagi, et kus sa selle häält tegid. Seal oli, ja veel kui ees võttis mikrofoni ja sinna hüüdis, siis oli kõik korras, et sa võid hüüda nii, kui sa tahad, seal niikuinii sind keegi ei kuule, tead. Aga Jumal kuuleb. Ja kui selle hüüdmisega räägin ära, olingi ükskord, ma sõitsin Tartu ja läksin Elusõnas, oli mingi isegi niisugune nädala sees mingi koosolek, aga mingi suur hüüdmine seal käis, sest et see vend, kes seal oli, ütles, et nüüd hüüame Jumala poole ja siis kõik panid hüüdma. Mina panin ka.
mul oli konkreetne asi, ma tahtsin hambaarsti juurde minna ja siis hüüdsin kõvasti, jumal, sa näed, et mul raha ei ole, aga mul on vaja minna, juba raha eest käis see värk ja hüüdsin ja oligi kõik, läksime koosolekult ära, sõitsin üle Elva ema juurest läbi. Ema tuleb nii õhinal ukse vastu, et kuule, Toivo, sul on raha vaja, ma annan sulle 500 krooni, see oli krooni aeg. Ei, ma annan sulle 1000, et hakkas see rääkima, ma mõtlesin, et ema on ikka see, mis sul alguses südamesse sai, et sest 500 jätkus küll, käisin hambaarstis ära. Aga mõtlesin, et ema, sa teaks, kus koha peal ma hüüdsin, see sulle üldse ei meeldikski tegelikult, kus ma hüüdmas käisin, tead, eks. Et aga tead, ma seal hüüdsin, aga jumal ikka kuulis, tead, ja nii, et ei, ma mõtlen sedasi, et ei me emaga, kui täna need emast on juttu olnud, me käisime ükskord Türil ja ka minu ema oli kaasas, ma mäletan seda, et me käisime, Aleksei Ledjajev oli Türil jutlustamas seal ja siis oli nii, et me olime selle koosoleku ära, talle väga tegelikult meeldis. Kui ta selle isiklikult ära kogenud, nagu sellises mõttes ma mäletan, et tõid nagu teatud muutus selle koha pealt, sest ta muidu ei saanud sellest minu sõbrast nagu aru, miks ma sinna Riiga vahepeal lähen aga siis see nagu mõjus ka sellel hetkel nagu päris hästi korraks. Ja nii, et lihtsalt on nii. Aga see oli see üks hüüdmise lugu, mis minul oli. Aga teine lugu oli, vaata, kus mul, mu noorem poeg ja tema pani hüüdma. Käisime selles Seltsõna piiblikoolis selle sama aeg ja siis ühel korral sõidame Tartust Võrru. Ega me kihutasime parasjagu seal tee peal, sellel ajal kuidagi, ma ei tea, oli noorem ja ikka andsin gaasi ka rohkem ja sõitsime, et kooli hiljaks ei jääks, seal oli, kord oli väga majas, et vaata, kui hilinesid, siis luks lukkus ja enam tunde ei saa ja või pärast kuskile taha ritta ja seal reeglid olid ägedad. Ja siis oli nii, et aga tavaliselt ikka jõudsime, aga ükskord oli nii libe, kui me sõitsime. Tõesti, nagu hirmuga sõidad see Võru-Tartu vahet ja sõidad ja me vaikselt ikka palvetame. Laps tegi märkuse, hüüdke nagu piiblikooli, siis mis te siin pomisete praegusel hetkel. Kas me siis pidime hakkama tegelikult häält tegema. Meil siis ei olnud enam pääsu selle koha pealt. Ja kallid, ma ei tea, ma olen nagu, mul see täna, see muu jutt ei olegi, ma ei tea, kas ma jõuan nagu selle teile edasi anda, et ma olen saanud issand aga selle, et teid julgustada selle koha pealt, et hüüdke Jumala poole. Et tuleb asjadele tegelikult. Siin see hädaline hüüdis ja issand kuulis. Läks. Ja sellepärast on see nii, et täna on issand nagu seda lihtsalt meelde tuletamas, et see on see võimalus, aga et seda on vaja lihtsalt teha. Sellepärast, et vaata, Jumal on pannud nagu oma tõotuse selle koha pealt, et ta kuuleb seda õiget appihüüdmist, aga kui ta seda ei kuule, siis oota pealegi, teadeks. Aga kui ta kuuleb seda ja sellepärast tahaks näha sedasi, et ühel päeval on neid tunnistusi, et keegi võttis nii sõna-sõnalt. Me ütleme, et olgu sellist lapse usku, et tee oma elus neid muudatusi. Sul on ju tahtmisi. Oled sa elu ära lõpetanud juba või? Ei ole ju, sul on ju tahtmisi. Kes tahab abielluda, kes tahab mida? Hüüdke issanda poole, kõik on ju tegelikult issandal võimalik. Aga me lihtsalt ootame. Aga tegelikult on vaja issand ette minna nende asjadega, kõikidega. Tahad tööd, tahad asju, hüüdke issanda poole. Tead, hakkavad asjad tegelikult siis arenema ja sellepärast on see niimoodi, et ärgu mingu see aastaga mööda. Praegu on tegelikult väga soodus aeg, praegu on päästepäev, kus tegelikult hüüda issanda poole ja saada neid lahendusi. Neid lahendusi vajab meie maa, vajavad, kõik tegelikult siin. Ja sellepärast me Jumala rahvana peame olema need, kes me siin ikka teeme häält. Aamen. Nii, tõuseme. Isa, me täname sind, et võime praegu lihtsalt selle julgustuse vastu võtta. Ja Jumal, sa näed, et olen ise rääkinud ja sageli on see nii, et kui ise räägid, lähed ise sellesse õppetundi, et pead ise kõige rohkem hüüdma. Aga aita, et ma siis ei unustaks ära, kui on vaja hüüda, et ma siis hüüaksin ja et abi tuleks sinu käest. Ja isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et me võime praegusel hetkel lihtsalt selle sõna vastu võtta. Ja me palume Jumal praegu lihtsalt seda armu, et me lapselikult usuksime seda, teeksime selle järgi, sest et õndsad on need, kes kuulevad ja teevad. Ja Jumal, me täname sind, et siis need asjad tegelikult sünnivad ja me võime näha, Jumal, neid lahendusi, mis tulevad sinu käest. Ja Jumal, me täname sind, et kui me sinu poole hüüame, siis me saame sinu lahendusi. Jumal, me hüüame need hüüdmised ka niimoodi, kus me lepime sinu tahtega. Jumal, me ei ole mitte oma tahet sulle peale surumas, aga me võime tulla kõigest sinu ette, teha teatavaks oma vajadused, ühes kiituse ja tänuga. Ja Jumal, me täname sind, et me võime lihtsalt igatseda ja oodata, et las sinu tahtmine sünnib. Isa, me julgeme seda paluda, et pane kinni need valed teed ja asjad, mida pakutakse tegelikult vahest meile, mis justkui näivad
nagu mingisugused lahendused. võib-olla vaenlane on juba praegu nägemas, et kuule, nad hakkavadki hüüdma ja, aga ta tuleb ennem mingi vale pakkumisega, mis saab ilma hüüdmiseta. ja sellepärast, isa, me palume seda, et aita meid ära tunda ka need valed pakkumised, mis iganes võivad tulla ja et me ei satuks nendesse lõksudesse. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel, aamen.